No hei, siin krüptogaraaž. Tähelepanu, tegemist ei ole finantsinfoga. Ennem saadet rüüpan puupiiritust ja suitsetan vanu rehve ja krüptovõti Marta saadab kõik uudised mulle. Et tegu ei ole finantsinfoga. Nii. Et noh, tervist siis, rahvas. Et mis teha, ma arvasin, et ma olen Sonic AI-st üle saanud, aga lugesin rahvusvahelisi uudiseid ja hakkas hargnema üks niidiroll, mis tšau, Martin ER, tere kõigile, et Sonic AI paljastused aina jätkuvad ja nüüd on nende kannul juba ka FBI. Väga suure tõenäosusega. Sest mul on bänger uudised, et tänan südamete eest. Miski kõhutuul või miski muu hea tunne pani laivi ootama. No ma arvan seda, et pärast seda laivi on Sonic AI investorite kõhutuuled kõik hääletud. Kisub teil põnevaks, poisid. Et nagu ikka, siis krüptogaraaž tasulise klubi jaoks iga õhtu kulutab 3–4 tundi, et uurida rahvusvahelisi investeerimisuudiseid. Ja rahvusvahelistest investeerimisuudistest tuli välja hoopis püramiidskeemi vend, kes võeti kinni. FBI jälitas teda aastaid. Ja sellest uudisest, mis ma leidsin, hakkas hargnema Dag Markets ja Sonic AI skeem. Uues valguses, mida ma ei oleks uskundki. Vot, nii poisid ja tüdrukud. Et siis vaatasin ka siis Sonicu promojate videosid, et no ma siin külmas vannis vedelen, et nii mõnus on olla. Et sa teaksid, sõbrake, siis külm vesi teeb rosina tihedaks. Sul on vaja sooja vett, et lihased oleks lõdvad. Ja video lõpp on selle vennal alati klassika. Teel tippu või tipus näeme. Mille tipus? Kas Ahmedi tipus? Sellele mees ei vasta. Võt, aga ma tean juba tema eelistusi, ta tahab alati olla Ahmedi tipus. See on nagu tal südame asi, vaata. Sest kui sa osaled ikkagi rahvusvahelises skeemis, siis pole mitte midagi teha. No täpselt, Neo. Mees ei ütle, mille tipus me näeme. Ta ütleb, tipus näeme. Miks Sonicut maha teed, sest tegu on rahvusvahelise püramiidskeemiga. Ma ei tee maha, ma esitan fakte. Kahjuks või õnneks ma esitan fakte ja faktid on karmid. Vaitmann. Et faktid on karmid. Olen 3 saadet fakte pannud ette. Arvasin, et rohkem fakte ei pea ette panema, aga nüüd avanes uued rahvusvahelised uudised, kuidas Sonic AI Dag Marketsi skeem töötab. No mis sest, et raha tagasi said? Ära kelgi sellega. Maik. FBI varsti hakkab tegutsema sinuga. Ära muretse. Et võtame siis ette uudise, millest hakkas siis Dag Marketsi skeem hargnema. Georgia mees seisab silmitsi süüdistusega $165 miljoni suuruses krüptorahapesuskeemis, püramiidskeemis, Ponzi. Nii, Edward Zimbardi. Sina ütled, kes minuga tegelikult, Maik on mõttetu loh, talle alati meeldib Ahmed, paneme mute peale, sest talle meeldib ju Ahmed. Aga ma tahan, et ta siis naudiks mõnusalt Ahmedi, paneme siis vähemalt mute, mitte bloki. Ehk uudis, millest siis algas kogu tänane minu siis Sonic AI uurimustöö. Ma ei uskunud, et ma pean rohkem uurima, aga asi läheb edasi. Georgia mees seisab silmitsi süüdistusega $165 miljoni suuruse püramiid krüptoskeemis. Õhtust, Ragnar. Edward Zimbardi saadeti viitsist välja pärast seda, kui ta väidetavalt kogus tuhandetelt investoritelt üle $165 miljoni krüpto
püramiidskeemi jaoks, mis lubas igakuiselt 25% tootlust ja siis läks juba krüptogaraažil pirnid põlema. Püramiidskeemiga mees võeti kinni, 165 miljonit pettis välja, lubas krüptos iga kuu 25% tootlikkust. Vau, kas meil on mingi skeem, mis lubab 20-30% kuus? Muidugi on. Noh, DXX või DNX muute peale, meil on ikkagi nagu parimad Eestimaa pojad näitavad alati ära seda, onju. Tanel, palju sulle müla eest makstakse? Ma ei tea, palju mulle makstakse, sest Ahmed on nagu teel su poole. Et siis mees saadi kätte Fidži saartelt, anti siis Ameerika nendele uurimisagentuuridele välja. USA justiitsministeeriumi pressiteate koheselt süüdistatakse Edward Zimbabwit siis 12 süüdistuses, ahelpettuses ja 12 rahapesu süüdistuses. Teda süüdistatakse ka ühes siis rahapesu vandenõus ja nüüd nabiti kinni ja anti siis ilusti Fidži poolt üle USA-le. Edward Zimbardi. Prokuröride väitel pidas Zimbardi ajavahemikul juuni 2022 kuni august 2023 skeemi nimega The Crypto Programm, meelitades tuhandeid investoreid ligi lubadusega garanteeritud iga kuu 25% tootlusest. Juhtimist uurib FBI USA-st ja Fidži ametivõimud koos mitmete USA finants- ja regulatiivsete agentuuridega. Nii. Kuidas see töötas siis see asi? Kuidas The Crypto Programm töötas? Prokuröride sõnul reklaamis Zimbardi The Crypto Programmi veebisaite ja reklaami videode kaudu kui investeerimisvõimalust, mis hõlmas reklaampakette. Investoritel käskis väidetavalt osta need paketid, kandes krüptovaluuta üle siis Zimbardi salaja kontrollitud rahakottidesse. Ja tuhanded inimesed kandsid kokku 165 miljonit siis Zimbardile. Ja aga see oli skeem. Jäi siis oma asjadega vahele ja põgenes Fidžile. Vot. Okei, Zimbardi. Edward Zimbardi, rahvusvahelise püramiidskeemi tegija võeti kinni nüüd. 3 aastat jälitati teda, saadi lõpuks Fidžilt kätte. Kuidas see on seotud Dag Marketsi ja Sonic AI-ga? Pange südameid, jagage seda videot, siis ma avaldan kogu tõe. Võt, asi on maasikas koos kirsiga tordil, võt, tolad, te ei teagi, mis teiega juhtuma hakkab. Kui Edward Zimbardi skeem, The Crypto Programm kokku kukkus ja ta õiguskaitseorganite eest põgenes, ei lõpetanud tema värbamisvõrgustikud tööd. Nad lihtsalt ostsid ja otsisid uue koha, kuhu oma ohvrid üle viia. Dag Markets, Sonic AI ja Xfusion said peamisteks sihtkohtadeks, kuhu need samad petturite võrgustikud liikvele läksid. Kontaktide ülevõtmine. Krüptopettuse ja rahapesu võrkturunduse maailmas on värbajale kõige väärtuslikum vara tema kontaktide andmebaas. Kui Zimbardi rahapesu kokku kukkus, krüptopettus kokku kukkus, siis värbajate ahelad, värbajate Telegram-grupid, WhatsAppid vahetasid usku.
kõik liikusid üle Sonic AI-sse. Ehk siis suured issid, kes järsku olid kaotanud siis oma vaimse isa, liikusid uue skeemi peale. Privaatsed Telegrami kanalid, WhatsAppi grupid ja investorite meililistid. Kui Simbardi, paneme Simba nimeks talle, sobib ilusti. Kui Simba kuradi programm kokku kukkus, ei palunud ta tipptoetajatel vabandust, selle asemel teatati gruppides siis inimesed, kes värbasid Edward Simbardi jaoks ohvreid, ei vabandanud oma Telegram grupis, vaid ütlesid, et Edward keeras pasa kokku, aga meil on nüüd uus projekt. Tag Market Sonic AI, see on nüüd meie poolt kontrollitud ja igati 5+ koht. Õhtul 12, kong 69, Sooniku investorid. Ahmed on külas. Kuradi tolad raisk. Kontakti nimekirjade ülevõtmine. Ehk siis võeti üle perse kukkunud krüpto, rahapesu, püramiidskeemi kontaktid ja liigutati need Tag Marketsisse. Vot. Identsed petu taktikad, kuna projektide taga tegutsesid samad turundusvõrgustikud, hakkasid Tag Markets ja Sonic AI kasutama täpselt samu psühholoogilisi trikke, millega Simbardi pettis välja $165 miljonit. Arbitraaži müüt. Simbardi väitis, et teenib raha välja mõeldud reklaamipakettide arbitraažist. Sonic AI väidab, et tema teenib tehisintellektil põhineval Foreksi valuutakaubandusest. Mõlemad on lihtsalt lihtlabane petuskeem. Võt. Kahjude hüvitamise lõks. Loen seda PDF-failist, kui teada tahad. Kahjude hüvitamise lõks. Ehk siis tegemist on kuritegelikus maailmas väga levinud mustriga, mida nimetatakse kahjude hüvitamise pettuseks. Need samad vahendajad, kes teenisid kopsakaid komisjoni tasusid inimeste meelitamiseks, siis Edward Simbardi skeemi üritavad nüüd teenida teist korda vahendustasusid, suunates inimesi Tag Markets ja Sonic AI platvormidele. See, mis tegelikult juhtus, on andmebaaside ja vahendajate ülevõtmine. Protsess toimus järgmiselt. Kui Edwardi süsteem kokku kukkus ja Edward põgenes ja FBI hakkas teda 23. aasta augustis jälitama, jäid tuhanded investorid, eriti Euroopas ja Kagu-Aasias oma rahast ilma. Silla lõid siis jututubade juhid ehk master affiliate'id või siis need võrkturunduse nagu promo vennad, vaata. Inimesed, kes tõid investorid Edwardi juurde, viisid inimesed siis edasi Tag Marketsisse, sest neil olid olemas kõik ju. Kõik oli olemas, nad olid ehitanud valmis infrastruktuuri. Vaat, siis tulevad järgnevad nimed, mingi Arno ja Tag Markets astusid siis mängu, kui Edward vahele jäi. Arno, Oliver ja nende IT-tiimid olid juba valmis ehitanud oma süsteemi X-Fusion, Tag Markets ja Sonic AI. Need kaks poolt said kokku. Tag Marketsi juhid, nendel oli platvorm, mis lubas AI põhist valuutakauplemist. Ja Edward, endisel värbajal, oli olemas andmebaasid ja pettunud ning meeleheitel ohvrid. Ehk siis öeldi seda, et too meile raha, nüüd sa teenid tagasi. Vot nii juhtus. Kui siis Edwardi süsteem kokku kukkus, said nad sillaks Sonicu, need siis, kes värbajad olid, said sillaks Sonicu ja Tag Marketsi ja ohvrite vahel, ehk siis viisid kõik. Kontaktlistid võeti lihtsalt üle. Müüdi maha või otse liituti. Kaks varianti, kuidas siis Edward Simbardi värbajad tegutsesid. Kas nad müüsid maha otse siis Tag Marketsile ja Sonicule oma need siis nimekirjad või vahetasid usku ja hakkasid siis
uuteks vahendajateks. Vot. Nii. Ja nüüd tulevad mängu ka Baltikum. Juriidilised kehad ja ägedad Eesti meeste nimed Jevgeni ja Ilja ja Aleksei ja Andrei ja Aleksander ja täitsa putsis toode OÜ, pole midagi öelda, onju. Okei, lähme siis, igatahes perekonnanimesid ma enda tervise huvides ei hakka. No ikka tõsine toode. Eesti nimed raiske. Okei. Et igatahes perekonnanimesid ma ei hakka tervise huvides ütlema, et mine tea, vaata. Aga kuidas siis skeemi tegelikud näod ja juhid? Arno on siis üks peamisi võtmeisikuid kogu ökosüsteemis. Temal on siis LinkedIn profiil, tema juhib ja seob kokku siis Xfusioni, Foreksi kauplemisturunduse, copy trading, eBay portaalid ning krüptorahamaksete liidesed nagu Bit1 Exchange ja Pixkaardid. Pixkaart on tulemas või? Siis on Oliver, Taag Marketsi peamine avalik nägu ja digitaalfinantside konsultant. Tema viib läbi koolitusi, nagu näiteks kurikuulus 7 põhilist siis oskust, et olla nagu võrkturunduses, kus õpetatakse, kuidas inimestelt investeeringud välja meelitada. Siis on Michael, Xfusioni ökosüsteemi rahvusvaheline tippjuht ja peaesineja, kes vastutab uute regioonide liitmise eest. Siis on Penny, üks peamisi motivaatorkõnelejaid ja ürituste korraldajaid, kes esindab Xfusioni kogukonda uute investorite värbamisel. Siis tuleb Asker ja Werner, Euroopa finantsregulaatorite poolt tuvastatud isikud, kes tegutsevad Taag Marketsi müügivõrgustikus ja omavad tausta varasematest piiriülestest finantsskeemidest. Ehk siis kõik on ilusti teada, poisid on juba nagu kuradi sellised teada-tuntud staarid Euroopa finantsregulaatorite poolt tuvastatud, on ju. Nii. Tehnilised varimehed ja juriidilised kehad Baltikumis ja Ida-Euroopas. Kuna Taag Markets ja Sonic AI kasutavad oma tegevuseks variettevõtteid ja offshore mudeleid, sisse arvatud siis reguleeritud kehasid Mauritiusel ja virtuaalseid kehasid Eestis. Litsentside ja krüptovoolude haldamiseks on nimekirjas rida asutajaid ja siis proksi ehk siis nagu asendusosanikke. Ilja, Aleksei, Dmitri, Jevgeni, Andrei, Aleksander ja Donatas. Need nimed toimivad juriidiliste tankistide, tehniliste IT-lahenduste pakkujate või litsentside hoidjatena. Nende ülesanne on hoida töös tagaala toetust, maksete töötlemist ja kauplemisplatvormide simulaatoreid, et luua mulje legitiimsest finantsasutusest. Vot. Regionaalsed vahendajad ja jututubade administraatorid. Rob, Sharon, Antoine ja Marina. Need kohalikud master affiliate'id ehk tippsoovitajad, nad ei pruugi omada ligipääsu siis küll skeemi põhirahadele, vaid nad haldavad siis privaatseid Telegrami signaalgruppe ja WhatsApp kanaleid. Just nemad võtsid üle siis Edward Zimbardi lagunenud võrgustikud, et pakkuda inimestele uut tehisarurobotit Sonic AI, mis nende kaotused väidetavalt tasa teeb. Nii, see seltskond töötab ühise masinavärgina, kus tippjuhid ehitavad uue platvormi, siis juriidiline tiim paneb püsti variettevõtted ning kohalikud jututubade haldurid hakkavad Edward Zimbardi endistele ohvritele seda uue nime all maha müüma. Eesti nimed, need Alekseid ja Jevgenid, on ju. See on päris huvitav, kui sa hakkad nende päris nimesid uurima, et kisub põnevaks, et natukene ma avaldan selle kohta, aga peab natuke kuradi julguse jooki tegema, sest siin on mängus päris huvitavad teemad. Mõni on jäänud vahele lausa 500 miljoniga. Läheme siis edasi. Sellesse võrgustikku siis, nii.
ehk siis Eesti nimed, mis selles nimekirjas esinevad, ei ole üldjuhul suured avalikud esinejad, vaid täidavad juriidiliste tankistide ehk variisikute ja tehniliste lülide rolli. Sellesse võrgustikku kuuluvad järgmised Eestis nimekirjadest ja Eesti registritest läbi jooksnud isikud. Eesti nimed tulevad nüüd. Ilja, Aleksei, Dmitri ja Jevgeni. Tere küll, Eesti nimed. Okei. See, et Ahmed sündis kuradi Rootsis, on ta nüüd rootslane, või et kuradi hiir Miki sündis hobuse tallis, on ta nüüd kuradi vapper stallion või? Taevas appi. Mida need eestlased siis seal skeemis teevad? Pettuste loojad on registreerinud oma põhilised finantskehad offshore tsoonides. Näiteks Mauritiuse nime all T.M. Financials LTT. Vot, samal ajal on neil vaja siis Euroopa Liidu siseseid ettevõtteid, pangakontosid, et ohvrite raha sujuvalt vastu võtta. Tead, ma mõtlen nagu seda, et vaata, see Sooniku kuradi investori promoja rääkis seal külmas vees, vaata, külm vesi on hea, kurat sulgur rihas läheb sul ikka kangeks, rosin peab pehme olema. Ma kujutan ette nagu seda, et vend seisab ka seal ekraani ees, vaatab seal perearst ekraani peal, kel kõige tihedam sulgur rihas maa peal. Sinul Sooniku promoja on, sinul Sooniku promoja. Ma arvan seda, et see Soonik AI poistele sobibki vaata selliseks nagu põhimuinaslooks nagu lumivalgeke. Sellel lihtsal põhjusel, et iga Sooniku investor pärast 7 Ahmedi ongi lumivalgeke. Vaat, see on teie tulevik. Vot, ja siis Eesti kodanikud selles Soonik AI skeemis. Variisikud ja proksi kodanikud, osanikud, tankistid. Kuna Eesti e-residentsus ja virtuaalväärtuste rahakoti litsentsid on rahvusvaheliselt tuntud, pannakse kohalikud mehed paberite järgi ettevõtte juhatuste liikmeteks või omanikeks. See peidab tegelikult kasusaajad, sakslased, rumeenlased, dubailased. See pole enam Ahmed, see on nagu rohkem Mahmoodi moodi. Okei, 5+. Nii. Tehniline ja finantsiline taustajõud. Need isikud on seotud ettevõtetega, mis aitavad hallata Bit1 Exchange'i krüptovoolu või pakkuda pseudo IT-lahendusi, mille kaudu investorite raha liigutatakse ja konverteeritakse ilma, et see tegelikele kauplemisplatvormidele jõuaks. Vot. Ja siis tuletame meelde seda, et mis toimus siis selle Edward Simbardiga, kes nüüd arreteeriti Fidžil ja kelle siis ohvrid viidi üle Tag Marketsisse, et mis siis nagu toimus seal. Kordame seda lõiku natuke üle. Nii, oma rahva otsene üleviimine, ehk siis enamik jututubade juhte ja teised administraatorid kas müüsid nimekirjad maha, ehk siis ohvrid, kes neil olid seal WhatsAppis, Telegram klubis, või läksid ise siis Tag Marketsi alla. Kuidas see kõik käis? Telegrami või WhatsAppi grupi nime ja kujundust lihtsalt muudeti. Administraator tegi postituse. Edward osutus petturiks ja me kõik kaotasime raha. Kaasa arvatud mina ka kaotasin raha. Ma olin nii heas usus. Ma nii heas usus ostsin omale uue maja su raha eest. Aga ma leidsin nüüd uue turvalise tehnoloogia Tag Marketsi, mis tehisaru ja kauplejad taga. Registreeruge minu lingi kaudu, et oma kaotused tagasi teenida. Selle tulemusena jäidki inimesed ühte gruppi lõksu ja neid pestakse ja pestakse rahast puhtaks. Võt. Andmebaaside mahamüümine ja juhtide vahetamine. Kõige kõrgema taseme võrkturunduse liidrid ja IT taustajõud tegid kulisside taga otseseid kokkuleppeid Tag Marketsi ja Xfusioniga. Tag Marketsil ja Soonik AI-l oli hädasti vaja suurt hulka inimesi, kes kohe raha sisse viskaks, et jätta mulje toimivast ja populaarsest platvormist. Kuidas see käis? Edward Lombardi skeemi siis need ohvrite kokkukorjajad
andsid siis telefoninumbrid, meilide nimekirjad ja oma gruppide andmed üle või lihtsalt läksid nagu ise vaata koos täismahus üle vaata. Vot. Ja nüüd kisub asi huvitavaks, et paneme lausa ühe koni põlema. See asi kisub nii huvitavaks, et enam pole asi naljakaski. Ma olen rääkinud teile, et selle BECM, rahvusvaheline detektiivide agentuur, tegutseb siis selle Sonic AI-ga. On olemas veel üks agentuur, kes on aastaid FBI-ga koostööd teinud ja need on nüüd samuti Doug Marketsi kallal. See on see hääl, mida kuuleb Sonic AI investor, kui hakkab hoidma oma mütsi Ahmedi peal. Digitaalne tõend, mis siis juhtus gruppides. Grupid, administraatorid muutsid nime. Kuidas see reaalselt nägi välja? Ohver oli näiteks grupis nimega The Crypto Program Edward Sambardi või mis ta iganes oli ja pärast Edwardi krahhi muutus järsku grupi pilt ja logo Doug Markets Sonic AI-ks. Tõendid. Kui Telegram gruppide vestluste ajaloos üles kirida, on näha, kuidas admin muutis grupi nime, admin muutis grupi pilti. Kogukonna tõendid. Ohvrite tunnistused erinevates ülemaailmsetes foorumites. Üle maailma on inimesed erinevatesse foorumitesse postitanud screenshotte, kuidas Edward Sambardi muutis või Edward Sambardi püramiidskeemi klubid, Telegram grupid, WhatsApp grupid muutusid järsku Doug Marketsiks. Ehk siis on ära dokumenteeritud, kuidas Edward Sambardi rahapesu püramiidi impeerium muutis nime Doug Marketsiks. Ja kes selle uurimustöö taga on? Behind MLM. Behind MLM ehk siis money laundry mingi süsteem ma ei oska tõlkida. Ehk siis ütleme siis MLM-iks kutsume seda asja peenelt siis, et skeemide paljastamise lehel Behind MLM on eraldi pikad artiklid nii Edward Sambardi krahhist kui kuidas see Doug Market Sonic AI-st läks siis nagu. Kui tõsiselt võetav on Behind MLM? Behind MLM on hinnatud uurimisportaal, mis paljastab võrkturunduse ja krüptopüramiidskeeme, analüüsides andmeid matemaatiliselt ja juriidiliselt. Portaali andmetel toimub Edward Sambardi skeemide ohvrite üleviimine Doug Marketsisse. Loeme edasi, kui tõsiselt võetav on Behind MLM. Behind MLM ei ole politsei, ta ei ole prokuratuur ega ametlik riiklik uurimisorgan, vaid sõltumatu uurimisagentuur. Samas on neil rahvusvahelised sidemed FBI-ga ja väga tugev infopõhine seos. Lahkame, vaatame siis, kuidas FBI ja SEC on siis aktsiate kauplemise kontrollkomisjon USAs. FBI ja SEC kasutavad siis Behind MLM infot. Behind MLM-i uurijad teevad tihti mastaapset ja kiiret uurimastööd enne, kui riigiametnikud saavad aisu ninna. USAs on olnud mitmeid kohtuprotsesse, näiteks Teleflex või Traffic Moonson, miljardipettused, kus USA väärtpaberite ja börsikomisjon
SEC ja FBI on ametlikes süüdistusdokumentides viidanud otse Behind MLM-i uurimustööle. Nad kasutavad seda portaali ehk FBI tõendusmaterjalide kogumiseks, et kaardistada, kes on pettuste peamised maaletoojad ja värbajad. Noh, Eesti Sooniku staarid. Ahmed tuleb sulle kongis 69. Sul ongi muinaslugu. Sooniku investor ja 7 Ahmedi. Elu lõpuni olen nüüd valgeke. Kuradi tolad. Vilepuhujate ja ohvrite andmebaas. Kuna Behind MLM-i lehel saavad inimesed ka anonüümseks jääda, siis inimesed ka siseringist lükkavad oma siis sõpru tanki alla ja annavad siis Behind MLM-ile salajasi sisedokumente, pangakontode numbreid, Zoomi salvestisi ja omavahelisi vestlusi. Politsei uurijad jälgivad seda lehte regulaarselt, et tasuta ja kiiret luureinfot saada. Sest muidu nad peaksid ju kuude viisi oma aega ja raha raiskama, aga Behind MLM ja BECM, 2 politsei ja FBI poolt väga armastatud veebilehte. Behind MLM ei saa kedagi arreteerida, aga FBI kasutab Behind MLM-i. Lahkame siis sellist, kui kasulik Behind MLM on olnud siis. Nüüd ta paljastab Dark Marketsi skeeme ja tõestab ära, kuidas Edward Zimbardi rahapesu impeerium liikus üle Dark Marketsisse. FBI ametlikud ohvrite ankeedid. Kui FBI võtab finantspettuse uurimise alla, loovad nad oma ametlikule kodulehele spetsiaalse ankeedi, kus paluvad ohvritel end registreerida ja tõendeid saata. Kuidas see toimib? FBI on korduvalt avaldanud selliseid üleskutseid näiteks suurte krüptoskeemide puhul, Dark Markets, nagu Usitech, Omega Pro ja nii edasi. Behind MLM on nende palvetele siis esimesena vastu tulnud ja esimene, kes siis saadab FBI-le oma uurimustööde ankeedid ja suunab enda lehelt ohvrid FBI poole. FBI monitoorib samal ajal Behind MLM-i kommentaariume, sest ohvrid kirjutavad sinna täpsed summad, rahakottide aadressid, vahendajate nimed ning kes olid nende värbajad. Türa küll, kui hea lugu raisk. Ja vend seal külmas basseinis. Elu on ilus, kuuma käes olla külmas basseinis. Mu rosin on nii tihe, ma olen alati armastanud sadomaso. Kuradi jobukakk. Veebidomeenide arestimine. Kui Behind MLM uurimisagentuur avaldab pika uurimustöö ja tõestab matemaatiliselt, et mõni äpp või platvorm on pettus, reageerib FBI sageli koostöös USA salateenistusega otse domeeni konfiskeerimiseks. Näide, hiljutine juhtum nimega Big Wealth Sharing, mis oli samasugune krüptopettus nagu Edward Zimbardi oma, vahetult pärast seda, kui Behind MLM kaardistas kogu selle skeemi toimimise, arestis FBI selle platvormi. Saate aru, rahvas või? Behind MLM, kes on aastaid FBI-ga koostööd teinud, kaardistab nüüd üles Dark Marketsit ja on ära tõestanud selle, kuidas 165 miljonisest skeemist, Edward Zimbardi skeemist viidi inimesed üle Dark Marketsisse ja Eesti vennad siin, mul nii mõnus raisk, kuradi, Ahmedi naudin kogu aeg. Kuradi tolad. Lisaks USA kohtud ja börsikomisjon. Lisaks FBI-le on USA väärtpaberite ja börsikomisjon kasutanud Behind MLM-i artikleid tsiviilhagide ja varade külmutamise ettevalmistamisel. Kuna Behind MLM-i uurijad teevad süvitsi minevat uurimustööd, otsivad välja petturite peidetud firmad, jälgivad nende liikumist Dubaisse. Huvitav, kas keegi käis Dubais?
ossa juudas, kaardistavad selle tausta, kasutavad föderaaluurijad seda lehte kui tasuta avaliku luure infot. Ja nüüd, kuidas see on seotud siis kõik Edward Zimbardiga ja niimoodi see behind MLM. See, et Edward Zimbardi lõpuks Fidžil FBI poolt vahistati või FBI nõudel vahistati, USA-le välja anti, sai alguse täpselt samamoodi behind MLM-ist kui eelnevad kuriteod. Behind MLM hakkas tema skeemi detaile ja pettuse mudeleid avalikustama 23. aasta jaanuaris. See meediasurve ja kogutud materjalid andsid FBI-le täpse teekaardi Zimbardi süüdi mõistmiseks. Nüüd teeb Behind MLM sama asja Dark Marketsi ja Sonic AI suunal, kaardistades nende omanike tegevust Dubais, kaardistades ja loetledes ülesse Euroopa tankistid ja variisikud. On vaid aja küsimus, millal ametlik kriminaalsüüdistus vormistatakse. On midagi öelda või, Sonic AI või? Ma ei saa, raisk Ahmed on. Kuradi tondid. Näed, võid oma kuradi pärakale Brasiilia soengut hakata tegema. Näe, siin on reaalajas kasvav kuradi päraka raseerija. Sonic AI investor. Kuradi tont. Ja nüüd tuleb välja siis nagu seda, et Behind MLM on ülesse kaardistanud kõik. Screenshotid tehtud. Kõik on tehtud. Tõendid on kokku kogutud, kuidas Edward Zimbardi rahapesu impeerium viidi üle Dark Marketsisse. Digitaalne jalajälg Telegram-gruppide ajalugu. Pettuste uurijad on salvestanud Telegram-gruppide ID-koode. Kui Edward Zimbardi rahapesu impeerium kokku kukkus, muutsid need grupid oma nime Dark Marketsiks. Ma arvan sulle, härra Eesti Sooniku promoja, et sul seal külmas vannis oli vale istuda, sul rosin on liiga tihe. Peaks sooja vett juurde panema. Vot. Pärast siis Paxfuli ehk siis Eesti rahapesu impeeriumi kokkupanekut loodi Eestisse ja igale poole erinevad varifirmad, mille kaudu hakati siis raha liigutama ja liigutatakse siis ka Sonic AI raha. Üleeilses laivis oli üks väga-väga andekas vend. Ei, Dark Markets on see Apple ja Google Pay partner. Vaata, see, et mulle saab raha kanda, see teeb mu partneriks. Ma arvan, et see vend arvab, et ta on SEB kaarti hoiab peos, siis on ka ta kuradi SEB partner või? Noh, ära muretse, mees, sul on Ahmed partneriks varsti. Ja et ongi nüüd niimoodi, et FBI-ga koostööd tegev uurimisagentuur on ülesse kaardistanud kõik, kuidas Telegram-klubid ID-d on samad, aga Edward Zimbardi skeemist muutusid nad Dark Marketsiks. Ja meeletu hunnik rahvusvahelisi püramiidskeeme on koostöös FBI-ga see asutus lahendanud. Ja nüüd nad tegelevad siis Sonic AI ja Dark Marketsiga. Kaardistavad kõike ülesse. Nii tore, nii tore. Nii tore, on ju. Ja on ülesse pildistatud ka siis see, et kuidas petturid manipuleerisid siis Edwardi ohvreid, et minna üle Dark Marketsisse. Et niimoodi on kõik ülesse kaardistatud, ülesse pandud, on ja. Ja kuidas toimub siis rahapesu ja see raha liigutamine?
nii. Sisenemine siis Apple ja Google Pay. Ja pealkirjaga on siis järgmine, et petturid kasutavad mudelit nimega Fiskeri börs ja varimaksekeskuste süsteem. See jaguneb 3 etapiks. Sisenemine Apple Pay, Google Pay. Selleks, et tavaliselt inimeselt raha kätte saada, peab maksmine olema võimalikult lihtne. Kui nad nõuaksid kohe alguses keerulist krüptotehingut, loobuksid paljud ohvrid. Trikk, kui sa maksad Apple Pay või Google Pay kaudu, ei lähe sinu raha otse Tag Marketsi panga arvele, sest ühelgi Euroopa pangal pole lubatud neile kontot avada. Saate aru? Mitte ükski pank Euroopas ei tohi Tag Marketsile kontot avada. Jõuab see sulle nagu kerade vahele, ajupoolkerade vahele või? Jõuab. Ära muretse, kui ei hakka jõudma, jõuab su kannikate vahele midagi. Varivahendajad. Raha liigub läbi suvaliste, näiliselt legaalsete e-poodide või fiktiivsete IT-teenuste maksekeskuste kaudu. Mida siis eelnevalt mainitud Eesti tankistid juhivad? Sinu pank näeb seda kui tavalist internetiostu. Lihtne. Ja tänasel päeval on siis Behind MLM kogunud kokku tõendid, kuidas inimesed, kes on Tag Marketsisse raha kandnud, on kandnud X OÜ-dele. X firmadele on kantud tegelikult raha ja välja tulevad maksed ka kuskilt X pärakast, vaata. Vot. Konverteerimine läbi oma börsi. Niipea kui sinu eurod või dollarid läbi Apple Pay kohale jõuavad, konverteerib süsteem selle kulisside taga krüptorahaks. Siis Arno ja X-Fusion ehitasid üles tiimi ja krüptokeskkonna nimega Bit1 Exchange. Kuna siis Paxful on kinni pandud, on neil vaja oma kontrollitavat pesumasinat. Bit1 Exchange ei kontrolli mitte ühtegi või ei järgi mitte ühtegi rahapesu reeglit. Neil on suletud ring, kus reaalsed eurod muudetakse digitaalseks krüptoks ja liigutatakse asutajate anonüümsetesse privaatrahakottidesse. Ja kes siis ei tea, et Sonic AI ja Tag Markets maksab ju välja ainult krüptos. Mis tõendid me võime leida? Mõned riigid näiteks. Ametlikud finantsinspektsioonide hoiatused, kõige tugevam juriidiline tõend. Norra, Sloveenia, Luksemburg, Holland, Hispaania, Venemaa. Nad kinnitavad ametlikult, et Tag Markets rikub Euroopa Liidu finantsseadusi ja neil puudub õigus ning litsents inimeste investeeringute vastuvõtmiseks või kauplemiseks. Käsitsi loodud kontod ja väljamaksete blokeeringud. Sõltumatute maaklerite hinnanguportaalides on ohvrid dokumenteeritult andnud tõendid, et erinevalt reaalsetest Foreksi platvormidest luuakse ja kinnitatakse Sonic AI kontosid käsitsi administraatorite poolt Telegramis. See tõestab, et numbrid ekraanil väidetav kasum on lihtsalt arvutiprogrammi poolt loodud illusioon. Kui inimene üritab oma krüptot välja võtta, pannakse konto suvaliselt siis 30-päevaselt lukku või nõutakse lisatasusid, mis on klassikaline Ponzi süsteem. Bit1 ja Pix süsteemide sidumine. Arno enda ametlikud esitlused ja LinkedIn profiil viitavad otseselt sellele, et nad ei kasuta väliseid reguleeritud finantsasutusi, vaid suunavad kogu rahavoo läbi oma Pix-süsteemi. See tähendab, et nad on loonud omaette suletud finantsmaailma, kus nad saavad reguleerimata reeglite järgi käsutada ohvrite sisse makstud raha. Miks nad siis Euroopast pangakontosid ei saa näiteks? Euroopa Liidus kehtivad ühed karmimad maailma finantsreeglid.
ja ükski riik ega pank ei tohi ega ametlik maksevahendaja ei tohi avada ärilist kontot investeeringute vastuvõtmiseks ettevõtetele, mis ei vasta 2 tingimusele. Tegevusloa puudumine. Punkt 1. Tag Marketsil pole ametlikku tegevusluba, sellepärast ei tohi talle anda pangakontot mitte ükski Euroopa pank. Punkt 2. Ametlikud pettuse hoiatused. Kuna Tag Marketsi kohta on Euroopa regulaatorid andnud välja hoiatused, siis on keelatud pankadel anda talle Euroopa pangakontot. Kuidas nad siis ikkagi saavad Apple Pay ja Google Pay makseid pakkuda, onju? See on nüüd pettuse tehniline pool. Kuna Tag Marketsi saa kirjutada Apple'ile lepingut nimega Tag Markets LTD, kasutavad nad varimaksevahendajaid. Kuidas skeem töötab? Nad palkavad 3 osapoole maksetehnoloogia, näiteks Eesti variisikute poolt loodud OÜ-d. Need varifirmad teevad Eestis siis pangalepingu, väites, et nad on tavalised veebipoed. Vaat saate aru või? Sina ka arvad, et kannad vaata Tag Marketsisse raha, aga tegelikult läheb see läbi Eesti OÜ ja Eesti siis maksuamet näeb seda, kui nagu sa oleksid mingist veebipoest midagi ostnud. Ja need kõik ilusti on dokumenteeritud nüüd FBI-le kokku. Tõendid on olemas üle maailma. Musikene värvi punaseks nüüd. Vaat. Kui sina vajutad Tag Marketsi äpis Apple Pay peale, näeb sinu kodupank väljavõttel, et sa ei saatnud raha investeerimisfirmale, vaid ostsid e-poest midagi, näiteks raamatu või tarkvarateenust, suvaliselt firmalt. Hetkega, mil eurod varifirma kontole laekuvad, ostab see süsteem automaatselt krüpsi ja kannab selle Arno tiimi hallatavasse Bit1 Pix Exchange'i. Sinu eurod on pangasüsteemist kadunud ja asendunud jälitamatute krüptomärkidega. Kus on tõendeid? Behind MLM on kogunud kokku siis järgnevad tõendid. Panga väljavõtted. Ohvrid, kes on teinud sissemakseid läbi Apple Pay, on investeerimisfoorumites postitanud pilte oma pangakonto väljavõttest. Seal on näha, et saaja reaalne nimi ei ole kunagi kirjas Tag Markets, vaid veidrad nimed, mis kuuluvad suvalistele firmadele. Tõend number 2. SumSuub vertifitseerimine. Tag Marketsi enda ametlik kliendi tugi kinnitab oma KKK lehel, et kui sa teed esimese Apple Pay, Google Pay makse, suunatakse sind 3. osapoole juurde näotuvastust tegema. See tõestab, et makse ei liigu otse neile, vaid seda töötleb väljaspool asuv riskantsete maksete vahendaja. Tõend 3. Väljamaksete blokeerimine krüptosse. Kuna neil pole legaalset pangakontot, ei saa nad sulle raha kanda Apple Pay'sse või Google Pay'sse. Võt. Maaklerite monitoorimusportaal FikiFX on kogunud sadu kaebusi ohvritelt, kes kinnitavad, et sissemakse oli lihtne krediidikaardi, Apple Pay pangalingi kaudu, kuid väljamaksmisel nõutakse eranditult krüptorahakoti olemasolu või keeldutakse maksest üldse. See Apple Pay ja Google Pay mugavus ongi mõeldud lõksuks. See on tehtud selleks, et sa ei peaks hakkama krüptoga ise mässama alguses. Nad teevad sinu eest erinevate Eesti OÜ-de ja varifirmade kaudu selle töö sinu eest ära. 5+ saade, poisid. Kuidas Edward Simbardi artiklist, mis ma täna avastasin, hargnes välja Sonic AI Tag Marketsi püramiidiskeem, kuidas Eesti OÜ-d pesevad
Dark Marketsi raha. Kuidas Edward Zimbardi vahele jäänud süsteemist viidi inimesed üle Dark Marketsisse. Tõendid on kõik kokku kogutud Behind MLM-i poolt ja Behind MLM on teinud aastaid koostööd FBI ja USA kohtutega, et süüdi mõista rahapesijaid, püramiidskeemi tegijaid. Kõik. Kus on Matu Finn? Matu Finn teeb mingid kuradi huinjaa videosid minust, onja. Arvab, et see, et ta mingitest poole toobistest saab pila videosid teha, et see on tema nagu see tippuurimuspaljastus. Õpi, poja, kuidas uurimustööd tehakse, kuidas kriminaale paljastatakse. Ja Matu Finn ja igasugused kuradi kanad, kes läksid närvi, kui krüptogaraaž ütles, et on olemas ainult üks arvamus. See on krüptogaraaži arvamus, sest krüptogaraaž on kunn. Vaat, nii lihtne see ongi. Neo ütleb hästi. Jah, kuulsite esimest korda garaažis, ahjukartul. Õige. Kuulsid esimest korda garaažis. Neo ütleb, Sonic hea koht, ise pea suht midagi tegema. Nad isegi kulutavad raha hiljem su eest. 5+. Nii. Ma arvan seda, et mida on veel leidnud siis see Behind MLM. Seesama iTech, mida siin Eesti Sooniku toljad räägivad. Meil siin iTechiga on siin väikesed asjad tehtud, uued diilid. Behind MLM, kes FBI-ga koostööb, on teinud väikse artikli siis iTechist, onja. iTech tegutseb siis alamdoomenil itechibportaal.io. Juurtoomen on siis ibportaal.io. See kuulub siis Dark Marketsile. Doomenil on majutatud mitmeid petlikke investeerimisskeeme, sealhulgas Zeus, Funding ja Xfusion. Ehk siis selle igasuguse ibportaal.io kaudu on juba varasemad püramiidskeemid tegutsenud. Milleks luua uut, vaata, kui võid nagu vana üle võtta, nagu Sooniku investor ütles, et me ostsime litsentsi üle. Sittagi te ei saa mitte ühtegi finantslitsentsi ei saa üle osta. Te ei saa pärandada. Mitte midagi teha. See on ainult üks kord välja antud. Ühele firmale. Kui firma paneb uksed kinni, ongi kõik litsents kadunud. Ahjukartul ütleb, et härra M on siis top kriminaal. Suure tõenäosusega, jah. Ma ei häbene seda ütlemast. Suure tõenäosusega on härra M top kriminaal. Top kriminaal. Vaat. Siis tulevad välja veel pildid, et erinevad petuskeemid veel, nagu Crowd1, Daisy Global, ka nende ohvrid viidi Dark Marketsisse. Alamdoomenil iTech ibportaal.io ei ole avaldatud ühtegi iTech omanikku ega juhtkonna andmeid. Leht toimib ainult sisselogimisvormina, mis võimaldab juurdepääsu Dark Marketsile. Vaat, palju õnne kõigile. Kuulsid esimesena garaažis. Ehk siis me saime teada, et Edward Zimbardi rahapesuskeem. Siis saime teada, et Zeus Funding, Xfusion, Crowd1 ja Daisy. Kõik on sama iTechiga seotud olnud ja hetkel on tõendeid, et Zimbardi petuskeem, Crowd1 ja Daisy viidi üle siis Dark Marketsisse. Nende ohvrid. Ma ei uskunud, et ma pean tegema nagu järjekordse Sonic AI Dark Marketsi saate. Ma ei uskunud, et ma pean seda tegema.
sest minu jaoks oli see teema nagu põhimõtteliselt maha kantud. Mõttetu teema, vaata, et ma olen sellest 3 laivi teinud. Et mõtlesin, noh, mis ma jauran sellest Soonikust, vaata. Aga siis täna, kui ma tasulisele klubile kogusin artikleid kokku, sattusingi siis Edward Zimbardi vahistamise peale ja selle peale, kuidas püramiidskeem pakkus krüptos 25% kuutootlust ja siis mul nähvatas seest. Kurat, Soonik ju haiseb samamoodi. Ja siis 2-3 tundi uurisin teemat ja siis tuligi välja see, kuidas Behind MLM, rahvusvaheline siis püramiidskeemide uurimisfirma, on aastaid teinud koostööd siis FBI-ga ja paljastas siis selle Zimbardi ja nüüd kogub andmeid Dark Marketsi kohta ja on ära tõestanud selle, kuidas Zimbardi ohvrid viidi üle Dark Marketsisse. Et poisid, asi on teil naturaalselt. Ma ei saa öelda, kus ta on, sest need kohad on mõnedele vaata meeldivad. Ütleks, et perses on ja, aga teile meeldib ju. Teile meeldib, kui Ahmed tuleb külla on ja. Teile meeldib see. Mõne ei saa öelda, et asi on teil putsis, sest see on ka vaata selline mõnus koht on ja. Kõik on nagu mõnusad kohad vaata. Et ma ütlen seda, et ei ole mitte üheski mõnusas kohas praegu oma asjaga. Kes siin, väga õige Neo. Nad on naturaalselt Ahmedis. Nagu see Eesti Sooniku tola paneb. Tipus näeme! Aga kus tipus? Seda ta ei ütle. Äkki Ahmedi tipus. Äkki näete Ahmedi tipus. Saate seal kokku vaata. Ma panen selle... Praegu on tühi mula, et selle mula, mida ma kõik ajan, selle ma lõikan nüüd välja, sest ma tahan selle panna TikToki ülesse, et kuidas siis TikTok lubab panna ainult tund aega ülesse, et ma umbes tund aega olen lugenud seda uurimustööd sisse. Ja ma panen selle TikToki ülesse, et kes tahab, saab järgi vaadata, viskan ta ülesse ka tuubi. Et tuletan meelde kõigile, et mul on olemas siis tasuline ja tasuta klubi. Tasuta klubi on ka AG uudised, seal on erinevad storyt näha. Siis on mul olemas tasuline klubi, sinna sisse saada on 50 € annetus ja kirjutad mulle Gmaili peale. Vaat. Et kui oled väga mõistlik mees, siis saad ka osta minu käest kauplemise koolituse sisse, see on 10 tundi 250 €. Et niisugused pakkumised on. Tuletan meelde, päris raha kaupleja olen ma mitte, ma olen võistluste kaupleja, saan sulle kauplemismaailmas edasi anda teadmised, kuidas ma võistlustel tegin 9 päevaga 18,8% kasumit. Võt. Ei pea tegema mingit fucking pila vaata videosid, et ma olen nii kõva, et ma räägin ausalt ära, mis ma olen ja mis ma ei ole. Tasulises klubis näed sa 10 000 lehekülgi uurimustöid, sama professionaalselt nagu see, erinevate aktsiate ja krüptode kohta. Võt. See on absoluutne tipptase, kuhu sa tuled ja kuumaks on annetuse näol 50 €, et lugeda minu raamatut siis. Tegelikkuses päris välismaa ilmas on see nagu see minu Telegram klubi tasuline pool väärt miinimum 5 satti, aga tulles vastu eestlaste palvekirjadele on see siis 50 hetkel.